Enne veel, kui hakata artiklit sisestama siili, tasuks läbi mõelda, kuidas artiklit grupeerida. Näiteks, kui teie puhul on tegu metallide ettevõttega, siis jagaksite artiklid vastavalt materjalile, vastavalt profiilile gruppidesse. Samuti eraldi detailid, koostud, lõpptooted. Vaatame ühte konkreetset artikligruppi ka siis. Näiteks võtame siit ümartoruteras, nimetus U-toru T. Klikime peale ning avaneb artikligrupi kaart. Üleval näeme koodi, seejärel tuleb nimetus, siis tuleb tähisesüsteem ehk siis artikli koodisüsteem hakkab alati pihta PT01 ning lõpus siis hakkavad numbrid iga järgneva artikliga suuremaks minema 001, 002, 003 ja nii edasi. Ehk siis saate automatiseeritud süsteemi luua siit. Samuti saab ära määrata kohustuslikud väljad artiklikaardil. Näiteks tahan, et alati oleks klass olemas, panen selle siit peale ja edaspidi siis uut artiklit sisestada ei saa ilma selleta, et klass oleks ka olemas. Nüüd, kui soovite hiljem struktuuri pealt hakata artikle sisestama, siis on võimalik siin ära määrata ka vaikimise väärtused, mis selle konkreetse artikli puhul kasutusel on. Rohkem siit hetkel midagi muuda, vaid näitaks siis, kus see artikligrupp võib ka siis kasu tuua hiljem. Näiteks võtame artikli hetkeseis, tahame vaadata, kuidas meil laos antud grupi artiklitega on, muidu oleks niisugune pikk nimekiri, aga valisid ülevalt grupi ja võtame siis ümartoruteras ja näeme, et meil järgi jäävad ainult 3 artiklit, mitte seda pikka nimekirjana.